Järgmisena on meil päevakorras ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele langetada leinapäeval Harjumäel olev lipp poolde masti. Sõna ettekandeks saab Isamaa Res Publica Liidu fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees, head linnavolinikud, linnavalitsuse esindajad, külalised ja inimesed, kes te jälgite meid interneti vahendusel, kes televisioonile. Käesoleva ülesande andmisega siis teeme ettepaneku linnavalitsusele langetada leinapäevadel Harjumäel olev lipp poolde masti ja nendeks kuupäevadeks on siis toodud 25. märts, 14. juuni ja 23. august. Et käesoleval aastal möödus siis 65 aastat märtsi küüditamisest ja tollel samal päeval tegelikult toimus meil ka siin linnavolikogus umbusalduse avaldamine. Kummalisel kombel on Vabadussõja võidusamba juures olevad riigilipud kõik pooles mastis, aga Harjumäel olev siis alaliselt heisatud Eesti Vabariigi lipp masti tipus. Et miks ma sellest räägin, on see, et me oleme tegelikult selle Harjumäel asetseva lipuga näinud siin volikogus üksjagu vaeva. Nimelt tahtis Tallinna linn ja soovis, et sinna saaks lipu üles ja et alaliselt ja selleks vastavalt siis lipuseadusele peaks olema siis ka öine valgustus. Juhtus nii eelmise koosseisu aeg, et ei saanud leinapäeval lippu poolde masti ja tookord sai tehtud arupärimine vastutusala siis abilinna peale ja ütles, et tegemist ei ole mitte millegi muuga kui lihtsalt kesklinna linnaosa valitsuse töötajatel oli see asi nagu ununenud. Kui nüüd aga meenutada seda käesoleva aasta 25. märtsi, kui meie abilinnapea Kalle Klandorf tuli ja asetas Vabadussõja võidusambale Tallinna linna poolt pärja, mis oli äärmiselt ilus ja südantliigutav žest, sest Tallinna linn on käitunud niimoodi juba pikka aega, aga see teadmine, et Harjumäel selleks päevaks võiks lipu langetada poolde masti. Ma esinesin selle eelnõuga ka haridus- ja kultuurikomisjonis, kus täiesti kummalisel kombel, et me saame ju linnavolinikena aru, et võtame ta siis õigusaktina kirja, et siis kesklinna valitsuse inimesed teavad, et nendel päevadel, et need on nagu leinapäevad, et tuleb lihtsalt niimoodi toimida, nii nagu tsiviliseeritud maailmas. Ja ühtlasi oli ka 23. august, mis on siis üle Euroopa kuulutatud natsismi ja kommunismi ohvrite mälestuspäevaks, sarnaselt leinapäevaks. Mulle millegipärast öeldi, et kuna lipuseaduses ei ole märgitud neid päevi ja tähistatud, siis seaduse vastase tegevusega ei ole nagu mõtet nagu alustada. Et ma räägin siin ikkagi heast tahtest ja kõigest sellest. Toon teile kas või lihtsa näite, et kui juhtub midagi või kui meil on juhtunud midagi traagilist ja kas meie riigis või kuskil mujal riigis ja kui kuulutatakse välja lein, siis iga kohalik omavalitsus ühineb selle leinaga. Mitte aga ei hakka otsima võimalusi, et miks ta ei peaks seda nagu tegema. Seda enam, et kui ka linnavalitsus ise on nende välja kujunenud leinapäevade aegu kohal, siis võiks ju samamoodi ka see alaliselt heisatud lippu lasta poolde masti.
Ja natukene siis ka võib-olla nendest andmetest, et kultuurikomisjonis üks inimene arvas, et see märtsi küüditamine ei ole nii oluline daatum ja piisab sellest, et kui 14. juuni, mis on meil siis leinapäevana märgitud, et ei oleks. Ma võtsin ühendus ka Eesti Memento Liiduga, ma võtsin ühendus ka Eesti Lipuseltsiga ja Eesti Lipuselts siis saatis vastavasisulise kirja, märgukiri Tallinna linnavolikogule. Inimtsivilisatsiooni pikas ajaloos on kujunenud kombeks austada lahkunud esivanemaid. Eriti kehtib see nende kohta, kelle elu kujunes kannatuste rohkeks. Kõige sügavamalt austatakse süütuid märtreid. See tava on iseenesest mõistetav ka Eestis. Eesti Vabariigi ja selle pealinna ajaloos kerkivad kõnesolevas seoses esile järgmised kuupäevad: 23. august 1939, 14. juuni 1941, 9. märts 1944 ja 25. märts 1949. On igati kiiduväärne, et Tallinna linn on püstitanud Vabaduse väljaku kohale Vabadussõja võidusamba taha väga nähtavale kohale 2 võimsat lipumasti, üks riigilipule, teine pealinna lipule. Leian, et ülalnimetatud 4 sündmuse aastapäeval oleks sünnis mõlemad lipud langetada. Lugupidamisega Triviimi Velliste, Eesti Lipuseltsi esimees ja Eesti Memento esimehelt Leo Õispuult on sarnane toetusavaldus. Ja lisaks tahtis ta mainida, et 25. kuni 29. märtsini 1949. aastal represseeriti 33 175 inimest, kellest siis 21 570 pandi loomavagunitesse ja deporteeriti enda kodumaalt eemale. Et kui me leiame, et see ei ole päev, mida linn peaks nagu tähistama, ma arvan, et me kõik tegelikult saame sellest aru. Ei usu, et ka linnavalitsus oleks tegelikult sellel teisel seisukohal. Ja lisaks ma tahan teha ka muudatusettepaneku, sest 1944. aasta 9. märtsil hukkus pommirünnaku tagajärjel 757 tallinlast. 20 000 inimest jäid peavarjuta, hävis 8000 hoonet, üle 50% elamispinnast hävines ja ka siselinna kalmistule on Tallinna linn rajanud märtsi pommitamise ohvritele mälestusmemoriaali. Igal aastal on seal linnavalitsuse esindaja ja ma leian, et käesoleva eelnõuga et me ei räägi siin kõikidele ametiasutustele leinalindiga lipust, vaid Harjumäel alaliselt heisatud Eesti lipust. Seega seda eelnõu toetab nii Eesti Memento Liit kui ka Eesti Lipuselts. Ma leidsin, et paslik ei ole lihtsalt mujalt toetust saada, sest tõesti hariduskultuurikomisjonis millegipärast jäi kõlama mõte, et see ei ole nagu hea plaan ja ei leitud nagu mitte mingisugust erilist sidusust Tallinna linnaga. Ma loodan, volinikud, et te mõistate mind ja toetate eelnõu. Soovin, et toetate eelnõud. Tänan. Kas on küsimusi ettekandjale? Kas muudatusettepanek on kirjalikult? Jaa, vahel tuleb. Aitäh ettekandjale. Sõna kaasettekandeks saab haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Märt Sults.
Auväärt esimees, linnavalitsuse liikmed, auväärt kolleegid. Lipuseadus. Palet paberid kaasa. Lipuseadus paragrahv 12. Lipu heiskamine leinalipuna sätestab, kunas on ja lipupäevad ehk leinapäevad 14. juuni, paragrahv 6. Lipp heisatakse leinapäeval. Üks teatav isik hariduskultuurikomisjonis, üks teatav isik, juhuslikult Tarmo Kruusimägi, ütles seda, et Riigikogu ei suutnud kokku leppida erinevates kuupäevadest, sest igaüks võib panna 1 000 000 kuupäeva ritta ja Riigikogu lihtsalt võttis vastu sellise otsuse, et üks päev on leinapäev. Nüüd eriti suur sigadus. Et Tarmo, anna andeks, ma niimoodi ütlen, aga ma ütlen tõesti nii. Et üks inimene ütles, et see pole sobilik päev. See üks inimene oli Lauri Leesi, kes on otseselt seotud küüditamisega, ta viidi 4-aastaselt minema. Üks teatud isik ütles seda, et teda ei ole vaja iga 3 nädala tagant tuletada meelde, et ta küüditati, iga 3 nädala tagant kiskuda lahti haavad, mis tema sai. Ei ole vaja talle seda. See üks teatud inimene, see ei olnud mitte mees metsast. See oli mees, kes elas oma nooruse Siberis, Kaelani lumes. Ja see ei ole enam naljakas. Ja miks praegu kisutakse lahti selliseid asju, mis on kohutavalt valusad? Minu sugulased olid ka Siberis. Minu onul mädanes jalg kirsasaapases ära, sest ei saanud saabast maha võtta, nii külm oli. Ja vastavalt sellistele oletustele, tähendab, inimene tuleb ja manipuleerib teiste pühade tunnete peal. Mitte kedagi pole unustatud. Ja ma arvan, et siin saalis pole ühtegi inimest, kelle pole arme südames selle sama asja pärast. Ja nüüd tulla ja laiata siin ja kiskuda need armid lõhki. Ja vastavalt sellele otsustas kultuurihariduskomisjon 14. aprilli koosolekul 5 poolt, 10 vastu ja nüüd palun vabandust, see on teine protokoll. Tähendab 5 erapooletut oli, mitte toetada antud eelnõu. Ja see 5 erapooletut peaks tähendama sellist asja, kui raske küsimus see oli. Tähendab, inimesed ei saanud võtta otsust vastu. Ja olid erapooletud asjas, mis inimesel keerab seest kõik soolikad teistpidi. Nii et palun mõelda, võtta mõistlik otsus ja palun hääletada. Etteaste ei olnud emotsionaalne, etteaste oli sisuline. Aitäh! Üks hetk, kaasettekandjal on ka küsimusi. Priit Värk. Ja, ettekanne oli sisuliselt emotsionaalne tõesti. Tarmo Kruusimägi tõi välja, et Memento liit toetab seda algatust. Te teate, mis liit on Memento? Aitäh, küsimus on väga sisukas küsimus. Jah, ma tean, mis on Memento ja Memento liit ühe allkirjaga ei ole veel Memento liit. Aitäh. Eerik-Niiles Kross. Kas te saate korrata, mis jäi see hääletustulemus seal komisjonis? Mul jäi see arusaamatu. Aitäh. Eksisin, palun vabandust. Hääletustulemus 1 poolt, 3 vastu, 4 erapooletut, mitte 5 erapooletut. 1 poolt, 3 vastu, 4 erapooletut, mitte toetada eelnõu esitatud kujul. Aitäh. Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea kaasettekandja. Kas te oskate öelda, millal on president välja kuulutanud lipuseaduse, mida te tsiteerisite, ja mis aastast on 23. august üle-euroopaline natsismi ja kommunismi ohvrite mälestamispäev? Aitäh! Aitäh, väga hea küsimus oli. Priidu Pärnu. Kas te oskate ka täpsemalt öelda, kes olid need 3 saadikud, kes olid sellele eelnõule vastu? Aitäh, väga hea küsimus. Kultuurihariduskomisjoni istungid on avalikud. Küsige oma kolleegi käest, te istute selja taga. Aitäh. Tarmo Kruusimäe.
hea ettekandja ilmselgelt ei suutnud välja lugeda, et lipuseadus on vastu võetud 23. märtsil 2005. aastal ja 2011. aastast on 23. august üle-euroopaliselt natsismi ja kommunismi ohvrite mälestuspäev. Et kui see on euroopalik tava, kas Tallinn on Euroopa pealinn ja ta võiks järgida Euroopa tavasi või hoiab ta kramplikult kinni Eesti Vabariigi lipu seaduses ettenähtud päevadest? Suur aitäh, see oli suurepärane küsimus. Ma sulle hea meelega tuletaks meelde, et Tallinn ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. Euroopa Liidu liikmesriik on Eesti Vabariik. Ja selle sama küsimuse võid sa esitada Eesti Vabariigile, mitte Tallinna linnale. Aitäh! Priidu Pärna. Aitäh, ma ei taha teilt küsida, aga mul on teile ettepanek, et härra Sults, ärge laiake seal postis. Aitäh küsimuse eest, sa ei ole veel mind laiamas näinud. Eerik-Niiles Kross. Ma saan aru, et kultuurikomisjon pidas vajalikuks arvestada ühe küüditatu arvamust ja muidugi 21 570 käest, kus seda enam küsida ei saa, aga kui te väidate, et Memento Liidu esimehe allkiri on ühe inimese allkiri, siis sama hästi võiks väita, et Tallinna linnapea allkiri ei esinda Tallinna linna, vaid esindab Edgar Savisaar. Et selles mõttes see argument juriidiliselt päris vettpidav ei ole, aitäh. Suur tänu küsimuse eest ja arvan, et kultuuriharjuskomisjon kindlasti oma järgnevas töös võtab seda arvesse. Aitäh. Aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised. Aitäh. Sõnavõtt koha pealt Hendrik Agur. Aitäh, hea volikogu esimees, volikogu liikmed. Avaldan arvamust, et kaasettekandja sõnavõtt, mis oli emotsionaalne, arvestades linnavolikogu liikme isikut, tema väljaütlemisi, tema tegusid, tema mitte tõsiselt võetavust haridusringkondadest, hoolimata sellest, et isik on saanud Tallinna teenete märgi, mitte arvestada tema emotsionaalset sõnavõttu nii tundlikus teemas, nagu on seda küüditamine, inimeste hukkamine, surm. Ei hakka lisama, et tõesti väga paljusid inimesi on puudutanud küüditamine, repressioonid, kaasa arvatud mind ja minu perekond otseselt. Aitäh! Rohkem keegi sõna võtta ei soovi. Vaatame läbi eelnõu esitaja poolt tehtud muudatusettepaneku. See muudatusettepanek kõlab järgmiselt. Langetada Harju mäel asuv Eesti Vabariigi lipp poolde masti 9. märtsil, 25. märtsil, 14. juunil ja 23. augustil. Kas keegi soovib seda hääletada, seda muudatusettepanekut? Ei soovi. Siis läheme lõpphääletuse juurde. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusel linnavolikogu otsuse eelnõu ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele langetada leinapäeval Harju mäel olev lipp poolde masti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 11, vastu 33, erapooletuid ei ole, ei leidnud eelnõu toetust.